hea meel tervitada teid kõiki pildiga siit Los Angelesest, Eesti majast, kus siis on lehvimas nii USA kui ka Eesti lipp ilusti ja siin tähistatakse praegusel hetkel suurejooneliselt Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Need on inimesed, kellel läheb siin Ameerika Ühendriikides väga hästi, kuid õnneks ei ole nad kaotanud sidet ka Eestiga. Lähme ja vestleme natukene siis lähemalt, et kuidas neil elu siin Ameerika Ühendriikides läheb, kui tihti käivad nad Eestis ja muudelgi teemadel. No täna ostis pileti lausa 120 inimest, nii et see eestlaste kogukond siin läänerannikul ja eriti just Los Angelese kandis ei olegi mitte nii väga väike. No, ja palju veel tasuta tuli. et kogukond on väga suur, et kes panid viimases sensuses ennast kirja, kui eestlased on juba 2000 inimest. Nii et kes veel ei pannud kirja eestlased on kindlasti veel, sest kui inimesed on 3. generatsioon, siis nemad sageli enam panevad lihtsalt kirja ameeriklane. Nii et ma arvan, et üldjoontes on siin ikkagi hinnatakse, vanemad inimesed arvavad 4-5 tuhat. Ja kõige tähtsam selle juures on see, et inimesed sageli arvavad, et Los Angelese eestlus on tekkinud peale teist maailmasõda, siis see ei ole üldse nii. 18. sajandil tulid esimesed eestlased siia põldu kasvandama ja apelsini istandusi ja juba 90 aastat tagasi, ehk kui Eesti Vabariik oli 10-aastane, tehti Los Angeleses Eesti selts, mis tegutseb siis siiamaani. Minu vanemad on mõlemad Eestis Saaremaalt, so ma olen siis teissaarlane. Tulid siia ja kohtasid siin eestipäevade ajal Portlandis üle 60 aastat tagasi. Ja siis ma kasvasin üles Los Angelesis. Mu ema oli siis teeninduskooli juhataja ja kui tema siis sai haigeks, ta küsis minu käest, kas ma võtaks üle ja aidaks natukene ja siin ma ikka olen 10 aastat hiljem olen nüüd ikka juhataja. No mina saabusin Kaliforniasse 9-aastasena 1945. aastal koos oma vanaisa Alfred Kalmiga, kes minu siia tõi. No ma olen Eestis ikka olnud oma ligemale 100 korda 25 aasta jooksul, vanas eas vähem kui noores, aga ma tunnen, et ma olen katsunud ehitada silda Ameerika eestlaste ja siis kodueestlaste vahel. Minu enda poeg kolis sinna 20 aastat tagasi, elab Tiskres. Minu minija on täitsa eestlanna ja nende poeg on siis minu pojapoeg. Ja lõputuseks ma võib-olla ütleksin nii palju, et Los Angelese eestlaskond tervitab kaasmaalasi Tallinnas kui ka üle Eesti, kes seda saadet jälgivad. Soovime teile edu ja jõudu järgmiseks 100 aastaks.